6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, on 2. oktoober ja esmaspäev. Kui küsite, miks meil esmaspäeval ilmub 6. käik podcast, siis ütleme nii, et tahaks isegi teada. Helistas vaatasin mina rahulikult Superstaari saadet perekonnaga kell 20.30. Ei, ikkagi hiljem helisid. 21.15 heliseb telefon, Kaspar Ruus. Nii, tere. Korras, midagi on jälle pekkis. Tere, vabandust, hilja õhtul helistan, et kuule seal failiga juhtus midagi. Lähen siis login sisse meie Y-kettale ja tõepoolest Kaspar ja Rolandi asemel räägivad robotid. Sai saadetud kiri meie tehnikutele, kes hommikul asja üle vaatasid, kõik backupid ja asjad ja varufailid ja tõepoolest robotid ei tahtnud teid eetrisse selliselt lasta, oleks ilmad häbi täis olnud. Mis me ütleme, Kaspar, tehnikasport või? Tere ka minu poolt, nüüd teist päeva järjest on sama saadet teha, et tehnikasport jõudis ka Delfi stuudiosse, et tegime Rolandiga ilusti enda arust väga ägeda saate ära, aga millegi pärast olid meie mõlema hääled ja saatekõllid olid AI poolt siis üle vaadatud. Jah, 40 minutit, jõudsin isegi kuulata sellest 20 minutit läbi. Tõesti huvitav saade. Tere, Roland, sulle ka. Tere minu poolt ka ja minu poolt siis tere juba 5. päeva järjest. Tervitame muidugi Priitu, kes meid üldse utsitas seda saadet uuesti tegema, sest kõllid on ikkagi vaja sponsoritele maha mängida. Ma võin need kõllid muidugi siin 4 tükki järjest ise ära vajutada, me võime laiali minna, aga meil on ikkagi oma kuulajate ees ka moraalne kohustus. No tegelikult meil on ju juba paar kirjatunded, kus saade on. Kirju on tulnud vähemalt 3 ja on küsinud ka Martin Järveoja isa, et poisid, mida helli. Käes on esmaspäev ja saadet ei ole. Roland, siis on õige aeg asi ära teha. Sa oled ikka Rakveres, jah? Absoluutselt, siin ikka jätkuvalt siin samas, kus ma elan. Ja kus ma toimetan igapäevaselt. Jätkuvalt see mikker krabiseb vastu habet. Sorry. Ma peaks habeme ära jääma vist. Meil esmaspäeviti sellisel kellaajal on hoopis lõbusam teha podcasti. Meil on laud kaetud köögis. Pirukad, rukki jahub, lihapirukad ootavad. Ja Roland, kuuldes, et saadet peab uuesti tegema, ma ootasin, et sa ikkagi vurad siiapoole. Kui sa oleks mulle öelnud seda ennem, et pirukad ootavad, siis ma võib-olla oleks isegi tulema hakanud. Aga ma ei tea, tundub, et me siis peame pühapäevasid saateid hakkamagi esmaspäeviti tegema, et kui pirukaid saab. Iga esmaspäev ei saa muidugi. Aga kuulge, meil üle pika aja siis Ott Tänak võitis ikkagi ralli ära. Juba reedest alates oli näha, et sinna poole see suund on, aga enne me ei saanud ju välja hüüda, kui Ford ilusti finišis ja poodiumile ka omadega jõudnud ja lõpuks jõudiski ja võitis siis ralli ära Thierry Neuville'i ja Elvin Evansi ees. Ma pean ütlema, ma seda viimast katset ei jõudnud vaadata, aga ma jõudsin teleka käima panna siis, kui käis poodiumi tseremoonia ja ma pidin korraks kreessu saama. Vaatan poodiumil ainult Toyota mehed. Kalle esimesel kohal, seal oli Katsuta teisel kohal ja Evans oli 3. kohal. Ma mõtlesin, mis juhtunud on? Miks ma bussi pole saanud, et Ott on välja sõitnud? Ja hoopis käis Toyota autosustamine. Jah, seda mina ei näinud, sest et mina hakkasin seda eilset nii-öelda fantoomsaadet tegema. Fantoomsaadet. Aga aplaus Otile. Roland, tahtsid midagi öelda veel? Jaa, ei, tegelikult teeme selle aplausi ära ja siis aplaus, jah. Et tegelikult ülikõva sõit ja eks me seda teame, et Ott selleks on võimeline, aga et Ford ka selleks jälle oli võimeline, oli võib-olla pärast neljapäeva veidi üllatuslik, aga samas väga hea oli seda näha. Ja eile tegelikult, eks me nende küsimuste juurde jõuame ka pärast, ma nüüd tean küsimusi ette, et võtavad küsimused pärast, aga et kas me näeme siin võib-olla veel hooaja lõpus midagi sarnast, see päris, ma seda julgeks nüüd lootma hakata, et viimaselt 2 rallilt midagi
midagi sarnast võiks tulema hakata, aga igal juhul, et see hooaja lõppu üks selline tulemus meil tuli ikkagi meeskonna jaoks eriti vajalik ja no ma arvan, et Oti ja Martin oleks ka ikkagi selline teadmine, et neil on kiirus jätkuvalt olemas ja midagi pole muutunud. No kahjuks punktiseis on selline, et Otil enam tiitli peale sõitmist ei ole ja tiitli peale sõitmist pole ka Hyundai'l ja M-Spordil, et meil on selge, et maailmameister on kas Rovampera või Evans. Neville'il enam ei ole šansiks? Ei ole, Neville'il on peast on vahe, no üle 60 on, ma ei mäleta täpselt, palju see oli, 61, 62 punkti, et tema mängust väljas, Tänak on mängust väljas ja Evansil on vahe või kaotusseis on siis 31 punkti, et laual on veel 60 silma, puht teoreetiliselt võib veel kõike juhtuda. Jaa, aga sellest pole lugu, ma arvan. On ju, Roland? Absoluutselt, sellest ei ole lugu. Ega ma arvan, et see ongi võib-olla selline lihtsalt enda jaoks natuke põnevuse säilitamine, et Evans on mängus sees, aga kui palju ta seal tegelikult on, ega ta liiga palju ei ole. Aga tegelikult, kui nüüd rääkida üldse korraks üldisemalt sellest Tšiili rallist, siis väga-väga sümpaatne ralli, ülipõnevad kiiruskatsed ja mis eriti lahe oli see, et kuna sõideti enamasti uutel katsetel, siis see ka pinnas oli täiesti uus võrreldes viimane kord 2019, kui sõideti, mis tekitaski tegelikult selle refidraama. Me ei olnud sellist asja varem näinud, kus tulevad autod järjest mõlemad tagumised refid katki, see oli täiesti sürr vaatepilt ausalt öeldes, mis seal toimus. Ja ka eile me selles nii-öelda fantoomsaates siis korraks arutasime, et hästi palju šnitti oli nagu võetud siit Euroopa poolt ja võib-olla ka Rally Estonia poolt, et sellised ägedad poodiumid ja kuidagi selline meelelahutuslikum taust oli olemas, et mida võib-olla varem olemas ei olnud. Jaa, Gunnar, sa olid ka Rally Estonial seal nii-öelda meediakeskuses palju, et seal olid ju Tšiili delegatsioon oli ju kohal ju. Jaa, seal, ma ei ütleks, seal delegatsioon, just 2 tüüpi. Ma nägin nagu rohkem Hispaania. Või oli mingi naisterahvas ka või? Mingid võõrad seal olid küll, jah? Igastes ma tean, minu arust nad olid Tšiilist ja olidki, et näha seda Eesti ja Euroopa korralduspoolt. Jaa, aga selle poodiumi kohta, poodium oli ka neil tavapäraselt suurem, aga mul kodus abikaasa ikkagi küsis, et miks teised ei viitsi pingutada. Meie teeme kuskil Leigo järvel ja mingid tuled ja viled ja siis on mingi tellingute peal poodium. No neil oli vähemalt päris kõrgeks see tehtud, et vähemalt ei, kõrge oli küll, jah. Aga kas neil üldse on kuskil seal lahedamat kohta teha või ongi see tellingute peale tõstmine ongi lagi seal kuskil Tšiili metsade vahel, et neil ei ole Leigot kuskil seal katseäärest võtta. Võib-olla tõesti, jah. Roland, sa mainisid seda, et see ralli, kuidas need teed olid need ootamatult kuluvad, abrasiivsed siis reffide jaoks, et Tänak ütles pühapäeval enne paari viimaskatset ka, et nad tegelikult tulid Tšiilile vastu nii-öelda valmistusid hoopis mingiks muuks ralliks selles mõttes, et nagu ta ütles, et muidu oli Tšiili see 2019, et kus sai enam-vähem igal pool pigem suruda ja kiiret rütmi hoida, aga nüüd oli ainult umbes 2 katset, kus sai suruda ja ülejäänutel pidid vaatama, et refid alles jääksid. Ja, no see oli näha, et see oli kõige üllatus ja eelkõige, kui me näeme, et Toyota teeb sellise vea kõikide meestega, et see pidi tulema üllatusena. Et muidugi võib-olla veider oli see, et kas seal siis olid mingisugused inimesed käisid seda teepinnast eelnevalt ka nagu uurimas ja analüüsimas, jääb meie jaoks teadmata, enamasti võiks öelda, et tehakse seda. Ja tegelikult see, et kui nüüd oleks, kuidas öelda, et kui oleks natuke uurinud ja mõelnud, võib-olla analüüsinud, siis oleks aru saanud, et need pehmed reffid selle pinnase peal ikkagi ära ei kesta. Et see oli uskumatult tugev pinnas. Ja nagu 2019 me teame, siis see pinnas oli hoopis teistsugune, et pigem selline tavaline lahtisem, liivasem kruus võib-olla, et siin oli tõesti, kohati see oli nii tugev kruusa pinnas seal all, et rööbast ei tekkinudki. Et, aga see tegi kogu mängu põnevaks. Ma olen väga õnnelik, et sellised katsed olid seal ja tegelikult ka ju teisel ringil lõpuks, kui pandi haardidega, siis tugeva refiseguga sõideti ja ka siis said need refid otsa. Et igal juhul oli tegi see kogu mängu hästi põnevaks seal.
mina tahtsin küsida, tegelikult mul on hea meel, et me esmaspäeval selle saate uuesti teeme, sest eile ma poleks saanud seda küsida. Me sellest refidraamast ja sellest abrasiivsusest oleme juba pikalt rääkinud, aga mis on ikkagi Tšiili ralli juures see, mis Otile sobib juba teist rallit järjest? See ei ole ainult ju teekate ja parem refide kontrollimine, ta tegelikult ikkagi valitses ju seda rallit ja võitis katseid, nii et Otti too. No kindlasti ütleme sarnane võib-olla selline katse iseloom võib-olla kohati Eestile, kohati Soomele ja nagu siin räägid, on võib-olla mingid lõike isegi sarnaselt, ma ei tea, Uus-Meremaalne. Kokkuvõttes need kõik tähendavad seda, et need on kiired katsed. Ja Ott on ilmselgelt kõige parem mees kiiretel katsetel. Oota, kas olid ikka kiired katsed? 200 me ikka kätte ei saanud seal? Ei no 200 ikka ei saanud, aga see olid aeglasemad katsed, ma arvan, ta oli seal circa 110 keskmiseks. Esimesel ja viimasel päeval olid kiired katsed. Ja, et selles mõttes seal ikkagi pigem võiks öelda, et oli hoog peal. No jaa, ma arvan, et ega selles mõttes me oleme näinud Otti nii kiires kui aeglases hästi sõitmas, aga tundub, et ka kogu see pakett lihtsalt siin toimis hästi, et ta tunneb ennast nendel teedel hästi ja ta ütles seda ka enne rallit, et ta tunneb siin ennast hästi ja ta oli väga enesekindel enne rallit, mis tegelikult oli üllatav. Me ei ole tegelikult seda kordagi see hooaeg näinud vist. Et selles mõttes, kui Roomet Jürgenson neljapäeval ütles, et Ott Tänak võib-olla võiks selle ralli võita, siis nii läks, et Ott pidas sõna selles mõttes. Ott pidas sõna, kuulas sõna. Ja, aga räägime teise koha mehest, kes mitte ei ole Teemu Sunninen, vaid on hoopis Thierry Neuville. No me arvasime, et see switch ära tehakse ja pühapäeval hommikul oli näha, et selle switchi poole see teega läheb, et Teemu vaikselt andis järele, andis seal väga huvitavaid intervjuusid, öeldes, et jah, tegin kuskil mõne vea, enda nägu peeretab peas, et tegelikult sinna switchi poole see asi läks, aga mis siis juhtus? 15. katse ja põmm. Vend on väljas. No mina jõudsin enne seda väljasõitu mõelda niimoodi, et ma vaatasin ka samamoodi, et vahe oli a la 12 sekundi pealt saadud 2 katsega 5-6 peale, et selles mõttes teeb Sunninen nii-öelda perfektselt seda järele, laseb Neuville järele, et punkti katse lõpuks ongi vahe paar sekundit belglase kasutusega, aga tegelikult kui ta välja sõitis ja ega Neuville ju surus ka täiega, et tegelikult nad panidki ikkagi omavahel võidu seal ja Abite puhul on ka vähemalt välja jäänud, et nemad ei teinud tiimi käsklusi. Tõsi, mis ta rõhutas, tooge mõlemad mehed autod koju, üks ei toonud. Kuidas Roland tundus, kas see oli tiimi käskluses asi või mitte? Jaa, tegelikult mul oli selle kohta enda arvamus täitsa eile olemas ja tuletan selle nüüd tänaseks meelde. Et see, ütleme, tiimi käsklus oli olemas, aga sellist tiimi kesklust saaks jagada, kui seal sõidab Thierry Neuville ja Ott Tänak. Et tehke, mis tahate, aga tooge autod lõpuni. Kui seal sõidab Thierry Neuville ja Teemu Sunninen, siis selline meeskonna käsklus nagu väga ei päde ausalt öeldes. Et kui üks on selline väga noor sõita, kes sõidab 3. rallit ralli ühega põhimõtteliselt, ja teine paneb aastaid liiga palju juba seal võib-olla isegi sõitnud. Et see kombo lihtsalt nagu ei saa olla nii, et minge sõitke, aga tooge autod lõpuni. Et seal peab olema ikkagi selgem sõna, nagu, et sina nagu lased mööda, et sa ei hakka seal võitlema lõpuni ja selline soomlaslik võib-olla jond tuli seal ka mängu, et kui ma olen teine siin juba olnud, et ma surun ikkagi teise koha peal edasi ja ma ei anna seda nii lihtsalt ära. Et mis ma ka eile ütlen täna, et kui sa annad sellise tiimi käskluse väga kogenud sõitjale ja pigem vähe kogenud sõitjale, siis see nagu lõpptulem ei ole hea. Et seal peab olema ikkagi nagu selgemalt see asi välja öeldud, et kuidas see asi nüüd minema peaks hakkama. Ja üllatav on see, et tegelikult ju Hyundai tegi juba hooaja algusest üsna selgeks, et Neuville on esinumber. Hooaja teisel etapil juba nüüdseks paraku vara lahkunud Greg Priim pidi ju tegelikult Neuville endast viimasel päeval punktikatsel mööda laskma, aga kuna Neuville see lihtsalt plähmerdas, siis lõpuks ta oma süüdõttu 3. Aga nad on ju korduvalt rõhutanud, et Neuville on esinumber. Ma ei mäleta, mis ralli see oli, Portugal või midagi, kus Lappi pidi ruumi andma. Ja Sardiinias äkki, kus Ogier välja sõitis, seal ju Lapp ütles kohe, et nüüd on minu jaoks ralli võistlus läbi, ma ei saa enam Neuville suruda, toon auto kohale. Et nüüd anti siuke nii-öelda
üsna niisugune hägune käsk on minu jaoks üllatav. Aga mis asi see Sunnini hommikuline näitemäng siis ikkagi oli? Me ju nägime, et selle naeratuse taga on midagi peidus. Mina ei ole hea nägude ilmetest info lugeja, aga võt, ma ei oska öelda, mis see oli. Selles mõttes, et ega talle ei olnud öeldud väidetavalt, et lase mööda. Võib-olla see oli pigem selle peale rõhutud siis see nii-öelda grimasside mäng, et ma ei saa Nevillist jagu ja arvake siis, et ma lasen ta mööda. Vaatame punktikatse seisu ka, mis meil siin jäi. Kalle võttis oma 5 punkti sealt, Evans 2, Neville 3, Ott turvaliselt 4, Katsuta 5 ja 6 mees on juba Fontena Martínez. Ehk siis punktikatsel punkti saamiseks ei pidanudki Katsuta väga pingutama. No punktikatse läks selles mõttes päris, selles mõttes huvitaks, et Roompere ütles küll selgelt välja, et ta stardipositsioon on piisavalt kehva, et seal ei ole nagu suurt midagi teha. Ja tuli välja, et tegelikult olukord oli natuke vastupidine, et eks mõni sõita võib-olla hoidis siin tagasi ka ja kindlustas oma positsiooni, aga tegelikult Power Stage'i lõpptulem oli kindlasti üllatuslik, et küll ennustusse ma panin Roompere esikoha Power Stage'il, aga olukord oli selline, kus ta ütles, et see ei ole hea stardipositsioon, kus minna võidu peale sõitma. Aga jällegi me oleme terve hooaeg seda näinud, kui isegi olukord on kehva tal, siis ta ütleb või ta läheb, teeb ikkagi oma ära seal. Kuulge, aga mis Munsterga juhtus punktikatsel? 59,2 sekundit kaotust. Pidurid, tal oli 2 viimasel katsel ei olnud pidureid. Okei. Ja Munsterist rääkisime ka ju tegelikult pikalt, et ma paari sõnaga räägiks siin ka ikkagi selle ralli kokku, et Munsteri debüüt ralli 1 autoga ju. Ja ma arvan, et tegelikult, ütleme, Shakedown oli päris hea, mis ta tegi, ja ka see esimene loop oli päris hea. Küll, mis on nüüd selline võib-olla hale naljakas lugu on see, et see esimene loop reedel sõideti telefonist legendi pealt, ehk legendi raamat jäi meestel maha, aga kogu ralli peale tõenäoliselt see oli parim loop, mis nad tegid. Et edasi juba seal oli kogu aeg probleeme ja probleemidest ei saadudki lahti, aga nii kaua, kui nad said sõita ilma probleemideta, ilma oma vigadeta, tegelikult see kaotus sekund per kilomeeter ei olnud üldse halb. Et selles mõttes, arvestades, et mees pole isegi top 3 konkurendis WRC2 sarjas, siis siin selle reedese esimese poole päeva tegi küll, ma ütleks, üpriski viisaka. Mina mõtlesin, et annaks väiksed auhinnad. Me oleme vahel siin mõnes saates andnud auhindu välja, mitte nüüd kuulaja auhindu, need anname ka, aga nimetame enda poolt, kes oli näiteks nädala tegija. No sellest vist ei teki meil küsimust konsensuslikult paneme Oti. Tead, nädala tegija oli ikkagi Ford Puma Rally 1 auto. Et vastu pidas? Jah, täpselt. Nii, nädala paharet. Kas läheb Munsterile? Selle seikluse ees seal laupäevasel päeval. Jäi ukerdas seal oma tagurpidi käiguga ja jäi lõpuks Kallele ette tolmu tegema. Just, see oli päris selline tobe olukord jah, et võib-olla sinna jah. Aga päris hea kandidaat on. Jah, Teemu on ka päris hea kandidaat. Et ei kuulanud sõna. Minu hääl läks Uninenile, sest et jah, see, mis Munster Roomperes korraldas lõupäõhtul, see oli nii-öelda paras teater, aga ta on esimest ralli 1 autoga, ma arvan, ta lihtsalt jooksis juhe kokku ja hakkas abistama, aga Suninen on selgelt kogenud vend. 1 hääl Munsterile, 1 hääl Sunninenile ja ekspert otsustab? Läheb Sunninenile. Sunninen on nädala paharit. Nädala pullivend, aeg-ajalt oleme seda tiidit andnud. Kes hiilgas meil siin intervjuudes kõige rohkem? No Kalle Mario superkardi intervjuu vastu. See oli päris naljakas jah, aga võib-olla Kaspar tegi blogi, siis ta mäletab kõige parem neid intervjuusid. On sul mõni ere hetk meeles või? Kalle, see Super Mario oli küll, aga mina võib-olla annaks üleildiselt Oliver Solbergile seekord, sest et ta räägib vaheldamalt kõige värvikamalt. Tõsi, ta ropendab päris palju, võib-olla nii-öelda niisuguse noore sõitja kohta liiga palju,
aga mis mulle meeldis, see oli vist äkki laupäev, kus ta jõudis finišisse, alustuseks ropendas, siis ütles, ma vabandan, ma tean ise ka, et ma ropenda liiga palju, siis pani edasi, et ma annaks võib-olla niisuguse vahetu elamuse eest, annaks ikkagi Solbergile selle. Anname Solbergile, ta oli muidu ka tubli. No absoluutselt, WRC 2 ju etapi esimene koht. Yeah. See on meil veel välja ikamata täna. Nädala pullivend Solberg, nädala põruja. Siin on vist kandidaat Hulgim. Alustades Lubeest, Lappist, Sunninenist, ma paneks sinna Katsuta ka mingi mõttes potti, et tegelikult ootaks ju Katsutalt juba ammu paremaid tulemusi. Aga ei, Katsuta tõi finišisse sama auto. Aga ma ikkagi veidi vaidleks vastu, et Lube vähemalt enne, kui ta välja sõitis, ta oli splittides kõige kiirem. Aga Katsuta... Ma mäletan ühte Sunnineni väljasõitu, ma mäletan, kus see oli. Ta oli ka splittides kõige kiirem, esimene katse. Monte oli see. Yeah. Aga no Katsuta, mul on lihtsalt nagu nii kahju, no piinlik on ausalt, et mehel on 3. täishooaeg tehtud ja no mitte midagi sealt ei tule. Ja ta saab ise ka aru, et ta andis väga värvika intervjuu seal lõpus, et ta saab aru, et see ralli alguses ei lähe tal üldse hästi ja no see on väga halb. Tegelikult on halb, no. Et eelmine aasta see stabiilsus oli tal olemas vähemalt. See aasta pole ei stabiilsust ega kiirust, no. Et see on kohutav kompott, mis seal Katsutal on, et see 5. koht, see on kingitud kohtale lihtsalt, ega ta seda väärt ei ole. Me mainisime eile ka, et Katsuta need ralli algused ja see, et esimestel läbimistel ei seda enamasti üldse pihta, et teistel hakkab nii-öelda vähegi konkurentsis olema. Aga mina annaks siiski puru ja kas, ma ei tea, Lappile võib-olla, sest et Lappi muidugi. Sest Katsuta jõudis ikkagi finišisse 5. koht, see on fakt. Et teised pandi ikkagi välja ja Lappi ei teinud ühtegi katset lõpuni, et mina annaks Lappile. Anname Lappile. Täitsa meelest, ja, sellega nõus. Nii, nädala õnneseen. Kellel kõige rohkem joppas? Seal momentide poolest. No, peab mõtlema, ei tule meeldegi kohe. Mis meil seal oli? Tule, jah, meelde. No Ville ütles, et tal igas kurvis vahepeal juhtus, aga samas telepildis seda ei näinud, et tal igas kurvis juhtus. No Neville'i kasuks, nii-öelda õnneseene kasuks räägib see argument, et tegelikult mida nii-öelda telepildis ju, kui ta sõidab, ei näe, aga enne punktikatset tal olid tõsised raskused üldse punktikatset starti jõuda, tal ei läinud jälle auto käima, minu arust see oli ka pühapäeval varem probleemiks ja ta ütleski, et enam-vähem neil oli nii vähe minutit alles ja ta vaataski, et ta ei jõuagi punktikatset starti, aga lõpuks jõudis ja sai teise koha kätte, et võib-olla selle eest ma pakuks talle. No tal ei ole veel ühte kauhind, anname talle siis. Anname. Jaa. Nii, nädala toriseja. Kes kõige rohkem vingus katse lõpu intervjuudes? Ma nüüd mõtlen jälle. Ei tule nagu pähe väga kohe niimoodi, sellepärast, et kui Toyota kolmik pani refidega mööda, ega kelle üle neil seal ikka vingud on peale enda või oma tiimi, et kõige rohkem võib-olla probleemi valmistas siis, kui laupäeva hommikul oli esimene katse ja kõik pidid tolmus sõitma, kõik peale esimesena startinu, aga siis nagu kõik torisesid võrdselt ja õigustatult, et ma ei tea, ma ei oska praegu pakkuda kohe. Jääb välja jagamata siis. Jääb välja jagamata, ootab järgmist korda. Yeah. Aga laseme kõlli vahele ja võtame kuulajate küsimused ka teist korda uuesti ette. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Nii, kuulajate küsimustega läheb selles mõttes natuke aega, ma pean need ette võtma. Ja... No midagi saatsin sulle ka kiirelt. Saatsid mulle midagi kiirelt? Teams, jah. Tuli juurde või? Ei, ma saatsin need, mis mul oli neilseks üles otsinud. Okei. Võtame siis Villo küsimuse kohe. Teoreetiline mõte, mis saaks siis, kui Ott Tänak Martin Järveoja peaksid võitma käesoleva ralli, kui ka veel 2 ülejäänud? Seda me teame, ning on lausa tunda ja näha, et nad on suutnud Fordi jooksma panna. Ma nägin seda küsimust. Ehk siis mõte on selles, et kui peaks juhtuma, et Hyundai'ga on juba leping sõlmitud, siis kas seda lepingut saab veel tagasi võtta ja öelda, et ei, ma tegelikult ikkagi jätkan Fordis? No ma vastasin selle küsimusele eile niimoodi, et eks seal on mingi juriidiline punkt on kindlasti kuskil olemas võib-olla, et kui kaua on aega lepingust ikkagi taganeda. Aga ma tahaks uskuda, et tegelikult tagataustal on kõik need juba kokkulepped tehtud ja
ja isegi kui siin võtta 2 võitu ära, no mis me räägime, me räägiksime 4 võidust ja kõik ülejäänud ebaõnnestumistest põhimõtteliselt on, et see ei ole ikkagi, ma arvan, piisav, ma ei tea, piisav stabiilsus, motivaator võib-olla ja piisav stabiilsus auto poole pealt ja tehnika poole pealt, et siin nüüd mingisuguseid muudatusi tegema hakata, et see on niikuinii ulme valdkond selles mõttes, et vaatame, kuidas need järgmised 2 rallit lähevad. Ja. Saab igal juhul need 2 järgmist rallit saavad ägedad olema, et vaadata, kuidas auto asfaldi peale on käima saadud. Enne, Gunnar, kui sa küsimustega jätkad, see praegune küsimus on selles mõttes, täna nüüd on seda palju parem arutada, sest hommikul tuli Neville'ilt väga põnev intervjuu välja. Seda võiks isegi arutada. Neville vist lobises välja midagi või? Neville rääkis Belgia siis rahvusringhäälingule. Seal midagi võib tõlkes kaotsi minna, siis see on belgia või flami keelest inglise keelde omakorda ja siis veel eesti keelde, aga enam-vähem jutupoint oli, et tõenäoliselt liitub Tänak meiega, midagi siukest ütles ta välja umbes. Ja Abite Puul ütles ka, et meil järgmine aasta läheb kergemaks. Jah, et Roland, ma ei tea, kas sa nägid seda nuppu või seda artiklit, et mis mõtted sul on? Ma nägin ja Abite Puuli kommentaar mind nagu pigem huvitas rohkem kui Neville'i oma ja seal oli ju selgelt välja öeldud, et järgmine aasta meil on nagu, et ta ootab väga järgmist aastat, et me oleme palju paremas seisus järgmine aasta, et see ei saa liiga palju muud tähendada kui Ott Tänaku liitumist. No väga vahva. Võtame siis järgmise küsimuse, õikame välja, et Ott Tänak liitub Hyundai'ga, eks ju? Oota. Jutumärkides, ärge tsiteerige veel. Kindlasti jutumärkides. Aga Ingmari küsimus mulle meeldis ka, et ajavahe on ju koduga suur. Kuidas sõitjad end suure ajavahega ralliks ette valmistavad, kui kiiresti nad ära harjuvad ja kas meie eksperdil on ka sellist kogemust jagada? Seda eelmist või seda viimast mina ei kuulnudki neile. aga ütleme, ralli poole pealt ei ole kuskil üleookeni rallidel sõitnud. Ega seal ei olegi midagi teha, et tegelikult enamasti rallisõitjad saabuvad kuskil esmaspäevaks kohale, rallinädala esmaspäevaks, siis et lihtsalt kui on selline kaugem ralli ja suurem ajavahe, siis tõenäoliselt saabuvad, ma arvan, seal laupäev võib-olla juba, et paar päeva varem. Aga Kaspar küll väga ilusti oma Mehhikos käiku siin kirjeldas, kuidas tema siin hakkama sai selle ajavahega, nii et sa võid Kaspar seda 2 päeva järjest uuesti nüüd kirjeldada. 2 koroonat ja... Ei, mitte päris. Mina lähenesin niimoodi, et mul oli see kokku reis üle 24 tunni, aga mul oli kokkuvõttes seis selline, et ma jõudsin Mehhikosse kohaliku ajas südaööks ja ma olin teadlikult kogu reisi üleval, et siis saaks nii-öelda Mehhiko järgi enam-vähem normaalselt magama. Mul on sellega üks lugu. Kaspar jõudis siis kohale ja hommikul helist, minul on kell siis mingi 6 hommikul. Tere, vabandust, Gunnar, ma sulle üles ajan. Ma viisakas inimene. Väga vabandan, aga mul ei ole hetkel hotelli, et oskad sa mingit head nõu anda? Ühesõnaga, lugu oli selline, et ma jäin Mexico City's viimasest lennust maha, mul ei olnud hotelli, lendu ega midagi ja ka pagas kadus ära. Aga sellest saab kunagi teinekord pikemalt rääkida. Muidu üks hea nipp ajavahega kohanemiseks, ma ise ei ole veel seda proovinud. Aga Kersti Kaljulaid rääkis mulle Jaapanis, et nii kui tema maandub, tema paneb tossud jalga ja läheb jooksma. Pidavat päris hästi mõjuma. Pole proovinud. Järgmine kord proovin. Jaa. Andres küsib, kuidas on nende rekeautodega, et nad pole ju klassikalised tavaautod, sportistmed ja palju spetsvidinaid. Kas need on meeskondade omad või jagab neid korraldaja, promootor? Ühisosa tundub olevat valge värv, aga olen nende seas näinud ka Volvot, Daciat ja nii edasi, kes ei osale ju sarjas. Mis teema sellega on? Roland, mis teema on? Tegelikult on teema hästi lihtne. Rekkeautodest vastutab sõitja ise, või siis meeskond suurte meeskondade puhul. Kui oled seal madalams klassis, siis sõitja ise vastutab, kus ta saab selle, millega ta teeb reket. Tegelikult need nii-öelda tehase meeskonna rekkeautod on suures pildis üpriski sarnased nii-öelda N-rühma ralliautole oma tehnika või oma turvavarustuse poolest, vedrustuse poolest nii edasi, et seal on kindlasti muudetud võidusõidu vedrustus, põhjakaitsmed, turvapuur, korvistmed, nii edasi. Et tõenäoliselt lihtsalt see mootori pool on selline stokk ja sealt liiga palju pole vaja järgi aidata. Need kuuluvad meeskondadele, jah, et... Need siis saadetakse ka konteineriga kuskil Tšillisse valmis või?
ja just täpselt, et Toyota kasutas ju varem näiteks Subarut, nüüd kasutab Toyota Yaris GR-i, kui see auto välja tuli. Ford kasutas varem Volvot, nüüd kasutab Ford Focus RS-i ja Hyundai esimesest päevast alates kasutavad esimese seeria BMW-d. Aga jah, kui seal on näha mingid Daciaid ja muid asju, siis need on nii-öelda madalamate klasside sõitjate autod, et mida nad kas rendivad kohalikult mingi rendiettevõttelt või... Oota, Solbergil oli üldse mingi Jeep ju? Jaa, see on ka rendikas, et nad koha tavaliselt rendiettevõttest siis võtavad mingi sõiduautega seal rohkem nagu ei ole. Sa pead aparatuuri sisse panema ju? Ja tripmeetrid panevad sisse, aga rohkem mitte, et sellest juba täitsa piisab. Nojah, ma leidsin ühe küsimuse veel. Tair oli kirjutanud meile eile 19.43. Kuidas on ralliauto istme reguleerimisega, kui rooli peaks istuma kaardilugeja, näiteks ülesõidul? Kas iste on kindlalt paigas ja peab lihtsalt hakkama saama, kui on ekipaaž eri mõõtu? No juhi istet ei saa reguleerida, et selles mõttes saab, see vajab vähemalt 4-8 poldi lahti laskmist, et tegelikult see on ikkagi sõita järgi paigas ja seda ei liigutata. Kui kaardilugeja istub rooli pikal ülesõidult, siis ta peab leppima selle istmeasendiga, mis seal on ja kindlasti seda muutma ei hakata. Aga jah, et niisama lihtsalt see ei käi, et see võtab ikkagi pigem aega ja isegi kui tahaks istmeasendit muuta, siis ma arvan, ülesõidul katsete vahel on see aeg üpriski, seda aega väga ei ole, et seda muutma hakata. Okei. Ja siis üks küsimus jäi meil laupäeval küsimata, et miks on rooli taga vasakul pool laba sõitja poolt vaadates? Vot see võib teha erinevaid asju, see võib näiteks kojameeste jaoks olla, et mille jaoks keegi selle sinna pannud on, et see on hästi lihtne ja kiiresti kättesaadav funktsioon peab olema, et enamasti on see näiteks kojamehed, mida väga lihtsalt saaks siis käima pandud. Ja kuulutame siis välja ka, et meie küsimusmängu võitis seekord Kalle Ojaste küsimuse eest, mis pani meid Rolandiga, andis meile paguneid natuke juurde selles mõttes, et me nüüd iga ralli hakkame esitama oma nägemust rehvivalikust ja siis võrdlema neid päris profidega. Ehk siis küsimus oli, et mis rehvid Roland paneks pühapäeval alla? Ma ütlesin siis vastuseks softid ja siis sa küsid, aga kui softe pole või midagi, siis mõtlesin, paneme siis 3 softi ja 2 saardi kaasa või midagi sellist. Ja mehed läksid softidega peale nüüd, jah. Otsus oleks sama. Aga tulekul on Saaremaa rallimehed. Ott Tänak, Robert Virves avavad selle stardirivi Ford Fiesta Rally 2, mille valmistab ette Red Grey Dream. Kas me teame ka, kellele see auto varem on kuulunud? Et kelle autoga nad siis starti tulevad? See on vist Virvese masin. See on Virvese auto, millega ta veeris mingid etapid on sõitnud ja Euroopakatel. Ja kusjuures enne seda see auto kuulus Roland Murakale. Aga kas seal tehakse iste ümber Virvese spetsifikatsioonist Oti spetsifikatsiooni? Seda kindlasti seda tehakse, jah. On teil veel midagi hingel südamel või hakkame nüüd vaatama, kas saade välja tuli? No ma ei tea, Roland on 5 saadet teinud, ta vist juba kõik oma mõtted ära rääkinud. Paneb arvele juurde natukene. Mul on ütleme nii, et selleks nädalaks on rääkimislimiit täis. Kohtume siis Rolandiga, ma arvan, et äkki kohtuti juba Saaremaa ajal, kes vaatab siis Delfi ülekandeid. Jaa, vist tundub, et tuleb minna sinna ka, jah. Ja millal meil see Kesk-Euroopa ralli nüüd? 26-29 oktoober. Sinna saadame Jaani ja meie siis jagame siin omavahel saateid jälle kuidagi ära. Ja mis seal ikka? Aitäh kuulamast, aitäh Roland, et uuesti meiega ühinesid. Võtame siis sinu ees ka ühe piruka. Tehke seda, nautige. Kõik head ja nägemist. Kõik head. Nägemist. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks. Ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.